Täna toimus teletornis taskusireeni tutvustav üritus. Nüüd te küsite, mis asi on taskusireen, aga see on uus tehnoloogia, mis võimaldab inimeste nutitelefonidele kiiresti ohuteavitust saata. Palun. Taskusireeni puhul on siis tegemist pilootprojektiga, kus kohas me otsime lahendust ohuteavituse edastamiseks selliselt, et see alarmeeriks inimese telefoni ja samal ajal ei oleks otseselt sõltuvalt mobiilsideoperaatorite võrgust. Ehk et olla rohkem toimepidevam ja olla rohkem märgata. Et tänapäevases elus on ikkagi ju nii, et osa inimesi kuulevad telefoni, jälgivad telefoni, osad seda mitte. Et meil on vajalik siis see, et ka telefon alarmeeriks ja et inimene ei teeks selleks ise mitte midagi eraldi. Ehk et ei laeks endale alla mõnda eraldi rakendust või ei peaks mingit eraldi funktsionaalsust omama. Kas selline süsteem on kuskil juba kasutusel või on Eesti mõnes mõttes pioneer siin? No me oleme ikkagi suhteliselt sellised piloteerivad, nii nagu teised Euroopa riigid ka, et üsna palju erinevaid projekte tehakse, aga teistel riikidel on praegu olnud ikkagi fookuses just nimelt meedia edastuse piloteerimine, aga meie oleme omalt poolt toonud sisse just sellise vajaduse, et me ohuteavitust saaksime edastada selles võrgus. Tehnoloogiat arendavad ja testivad hiljuti läbi viidud hanke tulemusel Levira ja TalTech. Kõigepealt siis saab see signaal alguse sellest, et Päästeametil on olemas oma süsteemid, kus kaudu nad saadavad ka neid SMS-teavitusi välja ja sealt kaudu siis jõuab see signaal ka sisuliselt meie kesksesse süsteemi, kust kaudu ta juba liigub siis nendesse saatejaamadesse ringi. Et pilootprojektis on meil kokku 5 saatejaama ja 3 sellist suuremat positsiooni, ehk et me tekitame Leviala Koerumastist, Pärnumastist ja Tallinnast. Nii et see katab nagu sellise kolmandiku Eesti territooriumist, millega meil on võimalus siis testida, piloteerida erinevaid võimalusi, et kuidas need signaalid levivad, kuidas mobiiltelefonid selle asja kätte saavad ja et kuidas see asi nagu üldse tulevikus võiks hakata välja nägema. Ja siis saabus sündmuse kõige põnevam osa, kui uut süsteemi katsetama asuti. Kohe näitame teilegi lähemalt, kuidas asi teie telefonides välja nägema ja kuulma hakkab. Kui ma nüüd vajutan siis nuppu, see on eestikeelne tekst, vajutasin nuppu, momentaalselt jõuab see nüüd kõikidesse telefonidesse üheaegselt see tekst. Ja see tekst on nüüd siin eesti keeles ja siia saab ka lisada siis sellist interaktiivset sisu, et nagu siis lingid, siia on võimalik panna mingid lisapilti juurde ja see seade siis loeb ette selle teksti. Et kui see tekst on nüüd eesti keeles, siis tal on natuke raskusi selle ettelugemisega, et hakkab siin veerima neid tähti siin ükshaaval ette. Aga et kui ma nüüd vajutan näiteks seda ingliskeelset nuppu ja kui me nüüd kuulame siis seda ingliskeelset teksti, et nüüd on ta ingliskeelne tekst siin ja sellest saab siis paremini aru. Täna teavitatakse inimesi ohukorral SMS-iga, mis ei pruugi olla tõhus ega kiire, kui on vaja teavitada suurt osa elanikkonnast. Taskusireen kindlasti annab sellise lisakanali, millel on oma väga tugevad eelised, mida te täna kas või nägite, et tegelikult see teade tuleb ülikiiresti. Et kui me võrdleme näiteks tänase SMS-teavitusega, SMS-teavituse üks puudus on see, et ta võib olla kohati päris aeglane, eriti kui me soovime teavitada väga suurt hulka inimesi, et kogu riigi teavitamine võib meil võtta mitukümmend minutit aega, aga selle taskusireeni suur pluss on see, et see põhimõtteliselt on kohene teavitus. Ja teisalt loomulikult taskusireenis on see, et ta ei ole sõltuv tänastest mobiilioperatoritest ja mobiilimastidest. Et SMS-i puhul me ikkagi peame arvestama sellega, et kui meil on näiteks pikaajaline elektrikatkestus, siis võib olla SMS-ide edastamine palju keerulisem.